Tervitud! Selle platsiga olen ma juba tegelenud päris hulk aastaid. Ja võiks ütelda nõnda, et ta on veel kaugel sellest, mis on tegelikult olema peab. Kui me vaatame seda platsi aljastust, siis ta asub selle viie tee ristmikul, kus on ka päris suur koormus läbisõitvatele autodele ja ta meeldiks, kui see osutaks ka esteetilist ilu ja korralikku väljanägemist. Praegult on nõnda, et selle platsi peal minu vaimu silmades näeb see välja nõnda, et need prožektorid, mis on praegu platsi ees on, siin, kuidas ma neid ütlen nüüd? Midagi nad saab teha, aga nad nii esteetilised on, see on väga päris küsitav, et üks on seal kumburi, teine vaatab kuidagi taevasse ja tihtilugu on neid topitud jalaga ja pööratud, näiteks kui valga pealt tulla, siis autojuht ei saa aru, mis asi see sealt siis nüüd paistab temale otsa silma. Plats on ka selles suhtes, et selle ümber saab täielikult ringi sõita. Tal on nii igas suunas on see möödasõidu võimalus ja ta väjastati ja see olekski nagu eesmärk, et ta näeks välja ehedalt ja ilus meie mõistes. Siin pildi peal on veel see kass olemas. See sai ära öeldud ja kaasad öelda, interiöör muutus palju ilusamaks. Hüve kõrts tuli tagant välja, seinad tulid avastusi ja ta tegi natuke palju ilusamaks selle siit Pikasilla tee otsas küljes vaadatuna. Nüüd minu idee ongi see mälestus. Mälestuse tunnus on Eesti iseseisvuse eeslangenute mälestuseks püstitatud mälestusmärk. Eesmärk on tagada kinnismälestise ja muinsuskaitsealale esinduslikkus, sealhulgas kaasvaadete säilimine ja silueti nähtavus. Projekt sisaldab 3 monumendiga seotud teelõigu valjastamist, mis osutab tähelepanu antud objekti tähtsusele ning tõstab selle väärtust mälestusobjektina. Siin on ajastusspetsialist Tartus, Kauprus, mis on tegelenud praegult on seal kujundatud üks kauprus, mis tegelebki niisuguste kujunduslike struktuuridega ja selle ta valmistab minu nõuandel ja arutluse käigus ja ta saigi siis nagu sellise nägemise esialgse kujul, et
number 1 istutusala, see tee on lilledega nõuditsetud ja viib läbi kaunistuste Monumendi platsi samba juurde. Siin nurgas on nüüd apteegipoolne lõpp. Ka seal, kui sisened, siis võtab vastu lillede kaunistused ja ilus ja inimesel, kes sinna siseneb, peaks tekkima selline tunne, et ta lihtsalt ei lähe mingisugusele, vaid ta läheb ikkagi objektile, mis vajab austust ja tähelepanu. Ja siis on kultuurimaja poole tulles, seal on ka teeosa, mis siis on täpselt samamoodi võetud selle platsi toreduse ja iluduse ja haaklusmomendi tekitamiseks. Nüüd tuleme veel ühe momendi juurde. Antud momendi valgustamine on võimalik mitmel erineval viisil, mis oluliselt õgvendab objekti esinduslikkust ning suurendab rahva huvi objekti vastu. Variant on tegelikult palju, kui internetis seal tuvida on variandid pinnapealse valgustamine ja maavalgustamine. See on nüüd pinnapealne valgustamine ja see teeb palged kiired siis, kus on, praegu muidu puuduvad on need nimesildid ja see siis valgustaks nimetahvleid koos nimedega. See on spetsiifiline tehnika, mida kasutatakse, seda kasutatud Tartus, kui lähed kaashinnast üle, siis on Liiga Koiduli ja Hanseni kuju seal sel moel valgustatud. Sealt ka nagu see idee on võetud. Samal ajal ka siis see esikülg, et nähtaval on toodud ainult monument, teised osad on nagu varju jäänud, aga esile tõsta just monumendi enda olemust ja nähtavust ja tegevajast ilusa ja austava tunnuse. Uued planeeritavad istutusalad ja valgustik toovad esile meie endi soovi kajastada väärtuslikuna rõngu põhapaika ja selle kindlustada meie eilne ja tulevane mälestus neile, kes tõid meile vabaduse. See kestab eile, täna ja ka homme. Ja projekti toetamas aitäh. Kas Jüri ootab? Kas kellelgi on Jürile küsimusi? Minul on üks küsimus. See haljastusplaan, kas see nagu inspireerituna mingisugusest vanast haljastusest, mis see piirkonnas oli või see on täiesti uus konstruktsioon? See on täiesti uuesti. Kas keegi tahab veel küsida? Mis see motiiv selle haljastusena ma tahaks? Lihtsalt vaatasin huvitav kuju, milles motiiv seal ja mida seal kujutab liite? Tähendab, ma tahaks haljastusega tõsta just selle haljastuse platsi tähtsust. Et ta ei ole mitte mingisugune läbisõiduhoo, kus appaga kihutatakse ja koerad võib-olla teevad taandusi. Ta on ikkagi meie au nende inimeste ees, kes
me elame ikkagi nende nimel, kes meile selle vabaduse tõi. Kui neid inimesi ei olnud, siis ma ei tea, mis